lähme ikkagi Hiina meditsiiniga edasi, ärme lükka sassi seda. Ma lihtsalt vaatan neid teisi teemasid ja teeme selle täiesti ümber, aga enne kui me lähme Hiina meditsiini juurde, siis ma laseksin sul ikkagi natuke tutvustada ka ennast ja võib-olla rääkida täpselt seda, mis sul tahab tulla siin järgmise, ma ei tea, 5-10 minuti jooksul, kui see nii pikalt üldse läheb, et kes sa oled ja mul meeldib küsimus, et kui keegi siin tänaval kohtaks ja sind kinni peataks ja mikrofon ninale suruks, siis, või isegi ilma mikrofonita, lihtsalt keegi läheneb, keegi uus potentsiaalne sõbranna või keegi uus potentsiaalne härrasmees näiteks, oletame. Küsib, et kes sa oled? Siite silma, kes te olete? Mis teete? Siis kuidas sa ennast tutvustaksid? Jaa, no tänapäeval võib-olla on juba, kui sa rääkisid siin sellest AI-st ja kõigest sellest, siis võib-olla tänapäeval on oluline kõigepealt öelda, et ma olen inimene. On päris? Jaa, ma olen päris inimene. Aga kuidas ma ennast iseloomustan? Et tegelikult ma olen ju kõik, mis on maailmas. Ehk siis see, mis välja paistab, see, mida ma kogu aeg kasutan, aga ma olen ka see ju, mis välja ei paista ja mida ma võib-olla isegi ei ole veel siiamaani üles leidnud, mis minus on. Et kõik. Ka see, mida ma teistes imetlen ja kadestan, tegelikult see on ju ka minus. Lihtsalt ma ei ole veel seda avastanud endas. Avaldumata faasis siis? Võib-olla, jah. Või siis, et see on see, et meil kõigil on need maha salatud ja maha surutud minad, mida me siis kritiseerime ja imetleme siin maailmas. Aga tegelikult see on kõik osa minust. Lihtsalt ma ei ole neid väga palju kasutanud. Aga muidu, mis ma teen, et täna ma tegelen ikkagi eelkõige inimesega. Ma teen inimesega, kui ta tuleb minu juurde, kui ta leiab tee minu juurde, siis ükskõik mis probleem on, siis me hakkame kuskilt arutama, et kas ta tuleb tervise teemaga, eriti kroonilised teemad, kus võib-olla meditsiin ütleb, et me ei saagi midagi teha, et nii on, et siis sellised inimesed jõuavad minu juurde. Siis me jõuame ka alati ikkagi, et kõik algab 2 kõrva vahelt, ehk siis ma olen ka transpersonaalne hüpnopsühhoterapeut. Siis me jõuame ka alati sinna, et see meel vajab veidikene turgutamist. Siis kipuvad olema sassis ka paarisuhted. Siis üks minu roll on ka see, et ma olen imago paarisuhte terapeut. Ja siis, kui see inimene jõuab sinna, et aga keha ka kõik valutab, siis ma toetan läbi keha, ehk siis ma olen Shindo treener ka. Mis see on täitsa võõras termin? Shindo on selline mõnus Jaapani venitustehnika. Ta mõjutab kõiki. Ta tegelikult on Hiina meditsiiniga suht seotud, sellepärast, et ta on nagu meridiaani venitus. Ehk siis me venitame meridiaane. Kas ta on jooga moodi natuke siis? Tead joogatüüp? Ta on selline aeglane vajumine. Ütleme niimoodi, et võib-olla kui keegi on joogaga tuttav, siis natuke jooga poole, aga ta kindlasti ei ole jooga, sest jooga on loodud mehe poolt, ehk siis ta on loodud keha jahutamiseks pigem. Aga Shindo on siis loodud naise poolt ja ta on siis selline, et me eriti naistel on see hea. Mitte see, et mehed ei käi, meestel on ka vaja käia ja mul käivadki mehed ka väga usinalt tunnis, et see on nagu selline mõnikord me ei taha, eriti mehed, me ei taha tegeleda sellega, et ma süvitsi sellesse oma valudesse ja traumadesse, siis Shindo on üks viis, kuidas sa teatud asendites saad ka nii-öelda muuta omal neid valusaid mustreid. Ta lihtsalt lahustub. See nagu see, mis on seal seisnud ja olnud, see lihtsalt pääseb liikuma ja kui ta pääseb liikuma, siis ta kaob ka ära. Ehk siis seal tunnis me mõnikord nutame, mõnikord me naerame, mõnikord tekivad mõnel pildid, mõnikord tekib käega löömine et ma ei taha seda, sest kui meil on väga palju valu sees, siis Shindo võib olla valulik.
Aga nii nagu ma ütlen, mina ei tee kellegile haiget, vaid valu on sinu sees. Ehk siis mida rohkem, see on ka selline nagu elustiil, sa õpid seal seda tundma, sa õpid enda kehaga käituma ja lõpuks nagu meil on siuke grupp, kes juba käib kaua koos, kui sa tahad tulla, siis sa oled oodatud muidugi ka minu Shindoosse. Et see on nagu selline natuke masohhistide grupp, kes naudib siis seda, et see läheb ära kõik mu seest. Kus seda Shindo kohta rohkem lugeda saab või kus saab sinu grupiga minu kodulehelt. Minu kodulehel on kõik need asjad, millega ma tegelen, evakuusk.ee on kõikide asjade kohta rohkem kirjutatud, kõik minu kontaktid on seal. Et sealt leiab siis kõige kohta infot, nii hindade kui asukohtade ja kõige muu kohta. Ja muidugi võib minuga otse ka ühendust võtta. Et siis kirjutada eva@evakuusk.ee. Mainisid, et on päris palju inimesi, või mitte päris palju, aga sa mainid, on inimesi, kes jõuavad sinuni või sinu juurde või Hiina meditsiini poole siis pärast seda, kui lääne meditsiin on nad ukse taha tõstnud piltlikult öeldes. Kui palju neid tegelikult on siis selle mõttes, et ma saan aru, et nüüd on nagu sul raske nagu edendada siin kogu nüüd Hiina meditsiini valdkonda ja nende vastutajaid eestvedajaid, aga kui palju siis inimesed tegelikult jäävad nagu abita päriselt? Ja miks on see lause selliselt üles ehitatud sulle, et Hiina meditsiin nüüd või sinu need teised tööriistad või võimalused saavad siis siinkohal aidata, kui lääne meditsiin enam ei saanud? Et see on võib-olla ka sellepärast, et lääne meditsiinis ei keskenduta väga ennetustööle, vaid pigem sümptomaatikale. Ehk siis lääne meditsiin on ju täna imelisi samme teinud, et kui veel 20 aastat tagasi, kui inimene sai infarkti, siis suure tõenäosusega ta sealt haiglast välja ei tulnud. Täna kõnnib nädala-kahega inimene välja, ehk siis see on väga suur edusamm. Aga nüüd siis lääne meditsiin ei anna, kuidas siis olla terve edasi. Et seda ei tekiks. Et seda uuesti ei tekiks. Ehk siis, ma rääkisin praegu infarktist, aga kõik need uued asjad, millest tekib kroonilisus. Kroonilisus tekib see, et me ei muuda oma mustrit ja seda, et midagi ju põhjustab selle sümptomi. Et seda lääne meditsiin ei uuri. Aga Hiina meditsiini ravi siis juba tegelikult algab nüüd sellest, kus on nagu inimesel subjektiivne nagu tundmus. Ta ütleb, et mul süda klopib. Mul on tunne, et mul kogu aeg süda klopib ja mul on midagi paigast ära. Siis ta kulutab neid arstide uksi, käib, koputab sinna ja nad ütlevad, kõik näidud on korras, mitte midagi ei ole. Vaat siin on see koht, kus Hiina meditsiin saab juba sekkuda. Ehk siis Hiina meditsiini ravi hakkab juba sel perioodil. Ja ravi on eelkõige siis toitumine. Meil on akupunktuur, siis on erinevad massaažitehnikad, eelkõige elustiil. See on kõige olulisem. Ja Hiina meditsiinis muidugi ka kõige alguspunkt on alati emotsioon. Ehk siis 95% meie sümptomitest on põhjustatud sellest, et emotsioon on jäänud meie kehasse seisma. Ja kui see emotsioon meie kehas seisab, siis ta tekitab tegelikult sellise ummiku. Ta nagu kui ma võrdlen, et Hiina meditsiinis on tähtis selline meridiaanide süsteem. Ja kui midagi kuhjub, siis meridiaan, kujutame ette, et need meridiaanid on nagu sellised jõed, mis voolavad. Ja kui midagi kuhjub, siis see on nagu selline voolaval jõel oksad hakkavad järsku kuhjuma. Kõik see sodi ja praht kuhjub sinna ja tekib ummik. Enam vesi ei voola. Kui meie kehas ei ole voolu, siis me tajume sümptomit või valu või mingit muud asja. Ja kuidas me siis nüüd seda voolu saame taastada, ongi siis see, et me teeme kas nõelateraapiat või siis minu imeline tehnika ikkagi
millest ma ei saa täna üle ega ümber ja millest ma tahan palju rääkida, on üks selline mõnus sõna koputamine, ehk siis EFT. Ja kui ma nüüd seletan seda, et kuidas koputamine aitab, ehk siis see on ka nagu selline emotsionaalne akupunktuur, mis on väga seotud minu jaoks Hiina meditsiiniga, tänapäeva psühhoteraapiaga, ehk siis see algpunkt, eriti krooniliste haiguste puhul, on selline hea koht, et kui kõik need oksad ja kõik see praht on sinna ummistunud ja me ei saa lahti, siis see koputamine annab nagu sellise, see jõeveele teeb sellised väikesed nagu lained. Ja kui ta teeb neid laineid, siis kujuta ette, et see laine hakkab liikuma ja ta hakkab seda prahti natuke liigutama. Ta liigutab seda natukene, siis sealt võib-olla läheb midagi voolama, ta liigutab veel natukene, nii kaua, kui see ummik on lahti. Ja kui see ummik on lahti, siis on vaba vool ja meil ei ole enam seda nii-öelda sümptomit ka. Ma ei tea, kas see kõlas sulle loogilisena praegu? Kõlab, aga mul tekib ikkagi see küsimus kohe teades seda, kuidas inimesed võib-olla, kes ei ole Hiina meditsiiniga võib-olla sellisel viisil kursis, mitte ma nüüd olen ise spetsialist, eks ole, aga ma olen Rene Pürklandi näinud kõrvalt aastate jooksul varasemalt päris palju ja temaga vestelnud ja siis mul on mingi aimdus nagu tekkinud ja arusaamine ja minul on kerge uskuda, sest et ma nagu saan nagu aru sellest kuidagi paremini ja aga on inimesi, kes võib-olla kuulavad, mõtlevad, aga ei no mis mõttes emotsioon jääb kinni. Emotsioon ei ole füüsiline. Kuidas ta saab kinni jääda? Et mulle lihtsalt tundub, et selliste nimetame neid siis kollektiivselt alternatiivseteks meditsiinideks, mida ta tegelikult ei ole alternatiivne, ta on ju tegelikult olemas olnud ju aastatuhanded enne, kui tuli lääne meditsiin üldse üles, aga ta on täna tembeldatud, leerdatud alternatiivseks meditsiiniks, et nende ümber tundub, et on seda paratamatult natuke ka hookus-pookust, mida inimesed lihtsalt ei mõista ja võib-olla meil pole olnud ka varasemalt täna veel nagu võib-olla, ma ei tea, vahendeid ja väljundeid, kuidas seda kõike nagu siis selgitada läbi teaduse või arusaadava keele, et inimene saab seda aru. Et see on see koht, ma arvan, mis tekitab seda sagadust, just see emotsiooni juht ka, see näide, et emotsioon jääb kinni. Okei, see näide on väga hea, aga et raske on võib-olla kohati inimestel uskuda või ette kujutada, et mul on nüüd mingi hirm või ma ei tea, mul on äkki kurbus kuskil kinni ja kuidas ta saab kinni olla? Kus ta kinni on? See on ju ainult emotsioon, ma ainult tundsin seda ja ta on nagu ju, et ta on osa küll kogendada küll enda kehas, aga kuidas ta saab nagu kinni olla? Sest ma ei näe ju peeglisse vaadates, et oi, Kris on vasaku silmaras, on siin ärevus istub juba tükk aega. Ma ei näe seda niimoodi, et see on nagu raske, ta ei ole nagu kombatav. Ta on nagu kuidagi taustal. Jaa. Ma mõtlen, kuidas seda hästi lihtsasti seletada, et ma võin võtta ühe näite, et kui, vabandage naised, ma võtan praegu teie pealt näite, et kui naine on suhtes, kus ta võib-olla tunneb, et ta vajadused on täiesti rahuldamata. Võib-olla ta pole ise ka kursis, et ta ei oskagi oma partnerile väljendada oma vajadusi. Ja see suhe on hästi selline raske ja toksiline. Ja mitte sellepärast, et seal armastust ei ole, aga võib-olla sellepärast, et me ei oska seal toimetada ja kuidagi olla. Ja see naine on õppinud oma elus elama niimoodi oma asju, et ta ei väljenda, ta on õppinud olema tore, ta on hästi armas ja ta ütleb, et aga tegelikult ei ole ju hullu ja meil ei ole ju vägivalda ja ta omamoodi armastab ka mind. Aga ometigi ta surub alla neid tundeid, et tema sees on kurbus ja võib-olla ka alla surutud viha, mida ei tohi veel eriti näidata. Ja mis kehaga juhtub? Et kui meil on see alla surutud viha, ma arvan, et kui te vaatate ja oskate natukene vaadata inimest, siis tal läheb niimoodi. Mõtle, et sa oled hästi vihane. Mis su kehas on? Kui sul on see viha emotsioon. Ma olen nagu pinges üleni. Ja kui see on korraks, 90 sekundit, siis see on eluliselt väga oluline, sest siis me saame reageerida ohule ja kõigele muule. Aga kui see on päevi, kui see on kuid, võib-olla isegi aastaid, siis mis siis tekib? Kehasse tekib
sellest sundasendist, sellest lihaspingest tekib põletik. Ja kui kehas on põletik, siis hakkavad sealt sümptomid igasugused huvitavad tulema. Vastavalt siis sellele, et igalühel oma, mis on tema nõrgem koht, mis on tema vaimne seisund, mis on see päris see stressipäästikuse algpunkt. Ma ei tea, kas see praegu tundus nagu loogilisem, et see emotsioon jääb kinni. Aga ehk siis täpsustusena võib-olla või täiustusena, et see sümptomid ja teke või on ka väga individuaalne, nagu sa mainisidki, sõltuvalt meie enda taustast enne, lisaks geneetikale, siis ka eluviisist, mis on varasemalt siis elatud või kuidas varasemalt on ellu nagu suhtutud või kuidas sa seda maailma näed. Ja seega on võimatu mustvalgelt üldse midagi nagu tegelikult öelda, et sellepärast on oluline tiimi tegelikult tuleks ikkagi kohale ka, sest vaata teatud, hinnameditsiin on üks kindlasti, aga kindlasti on neid veel, aga on osad kindlasti olemas sellised, ütleme, mitte ravimeetodid, aga võimalused, kus peale vaadates justkui mustvalgelt saab öelda, et tegemist on sellega. Aga väga paljud ikkagi vajavad sellist personaalset nagu lähenemist, esmavestlust, et aru saada üldse. Ja ma olen märganud, et tihtipeale sellistes, mul sattus võimalus käia nagu osteopaatia vastuvõtul elukaaslasega. Tema põlle pärast siin umbes võib-olla 6 aega tagasi. Ja ma olin nagu natuke isegi üllatunud, et seal oli rohkem rääkimist kui siis töö tegemist nii-öelda. Et seal tulid nagu igasugused seosed välja, mis tundusid nagu väga loogilised, aga poleks osanud arvatagi, et osteopaat oskab midagi sellist nagu rääkida. Et mul oli ikkagi osteopaatiast või osteopaadist jäänud mulje, et ta on ikkagi, kes paneb käed külge ja teeb seal mingit, raputab su jalga ja venitab ja vajutab kuskile ja on kõik, aga see, et hakkas mingit süva psühholoogilist juttu ajama ja meiega vestlema, see oli nagu huvitav. Ja ma olen nagu sama ka hinnameditsiini puhul nagu näinud, et minu arvamus oli ka kunagi selline, et inimene tuleb lauale ja pannakse siis need kopud ja nõelad ja võib-olla seal natuke mudid ja mine ära. Aga seal on palju enamat. Jah, see on oluline ja ma teen ka tööd ju nii nagu sa nimetasid, Renet. Ehk siis ma olen ka tervise alkeemias töötan ka terapeudina, sellepärast, et arstid ei jõua kõike seda osa teha, ehk siis et nagu toetada seda poolt ka, et mis siis on inimesel seal kinni ja miks me ei saa mingit teatud liigutusi teha, isegi oma nagu mõnikord inimene ütlebki, et ma tahan oma tervise jaoks midagi teha, aga kuidagi ei saa tehtud. Et mis siis seal kinni on. Ja see ongi tõesti, et iga inimene on nii individuaalne, et seal ei ole üldse sellist variantigi, et nii nagu läänemeditsiinis üks retsept igale ühele, kui sümptom on sama. Et siis hiinameditsiin isegi näiteks, kui on depressioon inimesel, seal võib olla mitu varianti, mis see algpõhjus on. Need algpõhjused on väga erinevad ja sõltubki siis inimesest, mis elu ta on elanud, kuidas ta on olnud ja sellest vaatlusest ja küsimisest ja jutustamisest. Ehk siis esimene seanss hinnameditsiinis ka tavaliselt minu arust ongi enamus ajast räägid arstiga. Mida siis tegelikult ka minu arust paljud inimesed igatsevad, kui nad lähevad läänemeditsiini arsti juurde. Nad tahaksid selle arstiga väga rääkida, jutustada, aga arstil on nii palju kohustusi, et tal ei ole aega rääkida. Ta peab panema sinna kirja, ta peab mingit protokolli jälgima ja tal on hästi piiratud aeg sinu jaoks. Natuke nagu üldse mitte alustavalt läänemeditsiini osas, aga nagu liinitöö veits. No jaa, sest seal neid on vähe ja tõesti nendel ei olegi sellist mahtu, et seda inimest. Minu arust on ka, mitte asi ei olegi arstides minu jaoks alati, vaid ongi ka nii-öelda, mina ütlen inimeste juurde, kes minu juurde tulevad, on kliendid, aga siis hiinameditsiini arstid ikkagi ütlevad patsiendid. Aga kui nad tulevad ka, siis mis on erinevus, et võib-olla hiinameditsiini juurde jõuavad rohkem ikkagi inimesed, need, kes on nagu valmis mõistma,
et miks nende keha niimoodi käitub ja miks nende kehaga on sellised asjad juhtunud, et nad tahavad rohkem teada ja nad saavad aru ka, et see võtab aega, sest aega võttis ka see, et nad, et see on ju tekkinud millegiga, aga on ka inimesi, keda see üldse ei huvita ja kes tahavadki kiiret lahendust ja see on ka okei. Et see on aga hiinameditsiin ei ole quick fix? Hiinameditsiin ei ole jah, aga siis ongi ju teised kohad, kus igaüks saab leida. Ma ei tea. Minu jaoks on ikkagi see, et jõuavad alati need inimesed, kes on valmis ja kes tahavad näha rohkem ja kes päriselt tahavad terved olla. Kui ma seda kondikava kokku panin meie tänaseks vestluseks, siis mul jäi silma nagu selline sõnakõlks või mõiste või võrdlus, et tervenemine algab tempo aeglustamisest, mitte distsipliinist. Ma ei mäleta, kui ma seda kinni võtsin. Ja see pani mind mõtlema lihtsalt, et huvitav, et mis sa mõtled selle all huvitav? Sest meil tänases maailmas räägitakse väga palju distsipliinist, tohutu palju. Ja ma olen ise seda meelt, et distsipliin oma elu, igapäevaelus, ma arvan, et tuleks kasuks enamikel inimestel. Mõni üksik võib-olla tõesti ei vaja seda või talle teha nii-öelda vastupidi siis karuteene nii-öelda justkui nagu halvenemise suunas. Võib-olla liiga suure, mis see sõna eestiga on pressure, surve. Aga mina ise täna näen, et suurem osa inimesi, eriti mehi, vajavad oma ellu vähemal või rohkem määrab mingit distsipliini, sellist struktuuri. Ja mind on distsiplineeritus väga palju nagu aidanud nii lapsena kui ka täiskasvanud elus. Aga kas sa oled ka distsipliini poolt või pigem oled selle poolt, et tempo aeglustamine ja mida see tegelikult tähendab, sest minu jaoks tempo aeglustamine on automaatne võrdusmärk ja ma olen laisk. Hästi jäigalt on ju. Ja ma tegelikult kohe pärast välja ütlemist ma saan tegelikult aru, aga mõte jooksma tegelikult, et okei, tegelikult ei ole laisk, seal on mingid muud nagu neid varjundeid sellel aeglustumisel on veel, aga mul on esimene kohe see, et aeglustumine võrdub laiskus. Ma ei tee mitte midagi. Ja see on ka meie infosüsteemis, et kui ma aeglustun, siis see ongi nagu teine äärmus, siis ma ei tee kohe nagu mitte midagi, on ju. Sest tänane maailm on nii kiire. See on nii tempokaks aetud lihtsalt. Ja siis me teeme seda distsipliini veel siia peale, mis lisab natuke pinget veel, krutib peale. Aga ütleme niimoodi, et ma usun, et ma ei tea, kus sa selle kinni võtsid, aga ma usun, et me rääkisime seda tervise kontekstis ikkagi. Ja tervise kontekstis läänemeditsiin ka ju ütleb, et keha saab terveneda ainult siis, kui ta on parasümpaatilises närvisüsteemis, ehk siis rahuolekus. Hiina meditsiinis me saame taastuda, kui me oleme in-olekus. Kui me oleme yang-olekus, ehk siis me oleme valmis eluks ja toimetusteks, siis meie keha ei taastu. Et keha taastub ikkagi öösel, kui on innaeg, ehk siis pimedus ja läänemeditsiini järgi ka, siis kui me oleme puhkeasendis. Aga kui me paneme siia distsipliini, mis krutib natuke pinget peale, siis see ei ole võib-olla kõige parem. Mulle meeldib võib-olla parem sõna, mis minu elus on olulisel kohal ja mis mind aitab eriti, kui mul on kiire periood, nüüd nagu praegu on olnud mingisugune paar nädalat, ma ise tunnen juba, et tänapäeva pop sõna ATH tuleb nagu sisse, et mul on ka sealt tunnuseid nüüd, et sõna rutiin on mulle parem, et ongi nii, et rutiin ütleb seda, et peale 8 mitte ühtegi ekraani ei näpi, vaid nii ongi. Magama lähengi see kell ja nii need asjad juhtuvad. Et see on ka, samas on jälle ka see, et kui me oleme ennast väga üle kruttinud, siis öelda, et sa lähed magama see kell, siis aju paneb ikka edasi, et sa ei saa magada. Magama ei saa ennast sundida. Sa võid neid lambaid lugeda, sa võid kõik asju teha, magama ei saa sundida ennast. Kui me ei saa magada, siis tegelikult kogu meie keha on ikkagi veel ellujäämisrežiimil, et oht on kuskil lähedal.
Kogu aeg me oleme sellised. Me peame kõigepealt keha maha rahustama, siin on jälle see minu imepärane tehnika, see emotsionaalse vabaduse tehnika, ehk siis koputamine, et sa rahustad keha maha. Mõte annab kogu aeg signaale, oht on lähedal, see on vaja ära teha, see on see nimekiri, see, oht on kogu aeg üleval, me ei saagi nagu üldse olla. Ja inameditsiin ütleb, et Shen ei saa koju minna. Lihtsalt sellepärast, et Shenneil on vaja südamesse lahkuda, aga Yang hoiab kõik üleval ja Shen muudku askeldab siis seal. Et see, me peame kõigepealt läbi koputamise saame siis keha maha rahustada, keha saab selle, et ohtu polegi. Siis tuleb mõistus ka järgi, ohtu pole, jääme magama. Aga ma ei saa ennast sundida magama. See ei ole võimalik. Rääkides koputamisest, on sul äkki anda mõni selline väga basic või selline algupärane, lihtne iga ühe jaoks sind praegu verbaalselt kuulates või YouTube'ist vaadates mingi harjutus, mida saaks nagu kohe nüüd praegu katsetada? Kui tal on, ma ei tea, ärevus või jää magama või? Ei jää magama või ärevus, kumma me valime? Valime selle, et ei jää magama, sest et mu elukaaslane üleeile ei maganud terve öö. Ta ei jää magama lihtsalt esimest korda. Teeme siis koos, jah. Et need on, koputamine on siis see, et me koputame kindlatel meridiaani punktidel ja ütleme sinna juurde siis afirmatsioone. Et hoida tähelepanu siis sellel probleemil, see on selle pärast. Et muidu meil mõistus juba tegeles sellega. Me ütleme häälega välja, sest siis on parem. Ja kui sa tahad sellest veel rohkem teada, siis mul on, nüüd tuleb kohe pühapäeval, veel on päriselt ka 2 kohta sinna kursusele, kus sa saad täpselt teada, sest see on palju rohkem kui see. Aga lihtsa asja anname nüüd, teeme siis. Ehk siis, kui ma ei jää õhtul magama, sellepärast, et mul on palju mõtteid peas näiteks. Võtame selle, et mul on liiga palju mõtteid peas. Siis me alustame siit käekülje punkti koputamisest. Väikse sõrme juurest. Väikse sõrme juurest, jah. Siit siukse laia käega ja hakkame ütlema. Isegi kui mul on nii palju mõtteid peas, armastan ja aktsepteerin end sügavalt ja täielikult. Isegi kui mul on nii palju mõtteid peas ja need ajavad mind hulluks, armastan ja aktsepteerin end sügavalt ja täielikult. Isegi kui ma olen praegu juba nii närvis, sest homme on nii palju teha ja ma ei jää ikkagi magama, armastan ja aktsepteerin end sügavalt ja täielikult. Nüüd me lähme järgmiste nende meridiaani punktide juurde, ehk siis lähen siia kulmu juurde, kulmu otspunktid. Ma ei jää magama. Siis silma välisnurk, nii palju mõtteid. Silmaalune, nii palju mõtteid. Ninaalune, nii palju mõtteid. Lõug, ma ei jää magama. Siis rangluu, ma ei jää magama. Kaenlaalune, ma ei jää magama. Pealagi, ma ei jää magama. Ja siis tuleb see koht, kus me hingame sisse ja hingame välja. Oluline on just see väljahingamise protsess, et see oleks pikem, sest kui me sisse hingame, siis me läheme sümpaatilisse närvisüsteemi, kui me välja hingame, siis me läheme parasümpaatilisse närvisüsteemi. Ja nüüd ma märkan, mis on esimene mõte, mis mu peas on. Ja ma hakkan otsast pihta. Ja sa teed seda kui kaua? Nii kaua, kui pea on tühi. Nii kaua ära kustud? Nii kaua, kui ära kustud. Mõnikord aitab see kohe, see teeb mõnikord, seda tehnikat võib olla, et ainukene asi, mis on algaja, isegi kui sina praegu kodus järgi seda proovid, mis on algaja ja kogenud terapeudi vahe, on siis see, et me oleme täpsemad. Algaja, selle edu protsent võib-olla on väiksem just selles tõttu, et me ei oska olla nii täpsed selles sõnastuses ja selles kohas, aga piisab ka lihtsalt koputamisest, et keha rahuneks maha. See on kõige olulisem, et keha rahuneks maha. Ütleme, et see ei tunduks võib-olla ka inimesele, kes on natuke nagu see, et jälle nad räägivad mingisugust sellist juttu, et tegelikult see on nagu, meie keha on nagu elektrisüsteem. Me saame aru, et EKG kõik need näitavad südameelektrilööke ja me saame aru, et kui see enam ei võngu ja ta on sirgjoon, elu on lahkunud, on ju. Et
väga palju on, siis see koputamine tekitab meis väikese sellise piesoelektrilaine, mis läbistab meie sidekude. Sidekude on siis kõikide organite ümber ja annab talle sellise rahustava signaali vastavalt sellele osale, kus ta siis meie kehasse kinni on, see probleem, ja annab ka meie ohukeskusele ehk siis sellele amygdalale annab selle, et hoolimata sellest, et mul tundub, et ohtu on väga palju, tegelikult on kõik korras. Ehk siis Ameerikas tegelikult psühholoogide assotsiatsioonis on see kuulutatud see tehnika teaduspõhiseks, eriti just see posttraumaatilised ja ärevushäired. Et ma loodan, et varsti siin Euroopas ka. Päris huvitav. Ja, et see on päris ja kõige hullem asi, mis saab juhtuda, kui sa seda teed, on see, et mitte midagi ei juhtu. Et ehk siis ta on ohutu, mõnus. Ma tahan tuua ühe kihti näite, et mul oli just, kui mul üks kursustest lõppes ja seal oli õhtul naised läksid teatrisse veel pärast seda ja ütles, et üks sõbranna oli niimoodi, et nad tulid etenduselt välja, istus kohvikus ja ütles, et ta peab ära minema, et ta peab takso tellima, sest tal tuleb paanikahoog peale. Ja nemad kahekesi siis olid just kursusel käinud ja olid öelnud, et mis asja, meil on kõik tehnika ja hakkasid siis koputama teda seal kohvikus. Et ütlesid, et vahet pole, sõbranna oli nõus ka. Ja nad olid teinud 2 ringi. Ja see naine vaatas mõnusalt etenduse lõpuni ja ei olnud jälgegi tema paanikahoost, kuigi ta tavaliselt ikkagi oli sellist sorti, kes pidi minema siis ära ja kuidagi toime tulema, igal ühel siis, kuidas ta siis proovib sellega toime tulla oma paanikahooga. See paanikahoog ja ärevushoog üha rohkem ja rohkem, nii nagu ka ATH puhul on, räägitakse sellest viimase ajal. Ja üha rohkem inimesed tundub, et kogevad seda ja mõne mõttes on see nagu loogiline, vaadates tänast ühiskonda, seda elu kiiret elutempot. Et ma ei tea, mis haigused me veel siin võib-olla nii-öelda ühiskondlikult hakkavad pjedestaalile tõusma siin aasta 5 või 10 jooksul, mida võib-olla kogeti vanasti väga vähe, aga nüüd kogevad nagu paljud, et me ise teeme ennast haigeks. See on kõige kurem. Kas siis teadlikult või alateadlikult. Et, ja mulle tõesti tundub, et kui vanasti räägiti nagu meestest sellise nurga alt, et mees läheb arsti juurde alles siis, kui on surnud põhimõtteliselt, siis täna tundub, et ega ka naised enam väga palju nagu targemad selles osas ei ole, eriti neid, kes on võib-olla väga ambitsioonikad ärimaailmas võib-olla või eneseteostuslikus võtmes. Abi küsitakse ikkagi viimasel hetkel. Ja siis võib olla nagu mitte ütled hilja või pöördumatu, aga oluliselt keerulisem. Ma elukaaslast kõrvalt näen teda, on nagu üks nagu näidetest ja ma ise olen ka üks näidetest. Et ma avastan mingeid asju enda juures või tema avastab enda juures mingeid asju, mida ta on tegelikult võib-olla aastaid juba näinud, aga pole nagu tegelenud sellega. Et on jah, aga ma ei tea, kas ikka on. See nagu eirad seda natukene või teadvuste lõpuni ja siis mingi hetk enam ei saa nagu seda mitte märgata, sest et see juhib su elu või dominantselt on nagu kogu pildis. Et see on päris karm, aga kuulates sind ja seda Hiina meditsiini osas tekib küsimus, aga kellele siis see Hiina meditsiin mõeldud on? Kes on need inimesed, kes sinna, sa enne mainisid inimesed, kes tahavad minna natuke rohkem süviti ja rohkem kuulda mingid juttu, aru saada, kus see tegelikult sümptom pärit on, aga kas Hiina meditsiinis on ka mingi, ütleme selline vanusegruppide nagu määratletus või piiritletus, et lastel pole eriti pointi tulla või et väga vanadel pole mõtet on tulla, nad ei võtta vastu enam või kas seal on nagu mingid sellised kääre ka, et sina võid ja sina ei või. Või kellele see sobiks, kellele mitte? Pigem see on kõigile ja minu arust lastele just eriti, et see vanem saab targemaks, et laste haigused on enamasti seotud toiduga. Ja kuna Hiina meditsiinis on kõige olulisem teraapia toitumisteraapia, siis muutes ühte väikest nüanssi lapse toidus võib ta tervis juba oluliselt paraneda.
ehk siis see on kõigile ja ka vanemaealistes, eriti siis, kui on väga palju tarvitatud ära seda elu essentsi, et siis ja kui ta on tõesti huvitatud, et kuidas seda igapäeva energiat suurendada, siis ka jälle, et mida siis süüa ja kuidas elada ja kuidas liikuda ja kuhu astuda, et mitte kunagi ei ole kellelgi vale aeg Hiina meditsiini poole pöörduda minu arust. Et ta on nagu nii terviklik, ta vaatab sind nagu holistiliselt, et kui su põlv valutab, siis ei tegeleta sinu põlvega ainult. Küll natukene pannakse sinna fookust, et võib-olla kui valutab, siis on ka see akupressuur või massaažid või mingisugused taimed rohkem, aga üldiselt vaadatakse, et ahah, see ju kuskilt tuleb. Miks just see põlv? Nii. Ma lihtsalt mõtlen nagu selle peale ka, et see Hiina meditsiin, et kust sul nagu see huvi tekkis või kas sa mäletad niimoodi nagu seda etappi enda elust, et kust sul tekkis see huvi ja kas Hiina meditsiin vajab ka nagu usku selle mõttes, et nüüd on see placebo efekt, ma toon nagu selle siia võrrandisse sisse, et see on paratamatult teaduslikult tõestatud ju fenomen on ja korduvalt täna tõestatud, aga kas Hiina meditsiin vajab usku või ta töötab sõltumata sinu usust või kui ma töötan oma mõttejõul, nüüd tulen sulle sinna trotsiga sulle vastu töötama, siis see ei tööta. Et kuidas sellesse nagu suhtuda, mis sind nagu selle juures köitis ja ma eeldan, et sa oled inimesena ka ise rohkem olnud avatud. Muidu sa ilmselt ei tegeleks sellega, et aga kas see avatus on ilmtingimata nagu nüüd see asi, millel inimesel peab nagu olema või on ka täis skeptik, kes on teda midagi pole kuulnud ja tulebki sinna selle kohaga endal näitama, et siit nagu nii mitte midagi ei saa. Ja siis avastab, et ossa kurat, töötas, tegid korda mu. Jaa, eks see on nagu võib-olla skeptikul nagu kõige lihtsam on võib-olla see, et tal midagi valutab ja kui sa paned nagu nõelu ja kasutad seal, meil on üks vahva TAN-meetod ka või paned mingit kõrvanõela ja kui ta kogeb seda kohest, et päriselt ka, et siis võib-olla ta kaob see ära, et sa pead mulle tõestama. Ja siis ta näeb seda, ja siis ta on valmis vaatama sinna, et miks see sümptom on. Et jah, kui ta tahab olla skeptik, siis minul on skeptikutega tavaliselt niimoodi, kui skeptik tunneb huvi ja ta on avatud sellele teistsugusele infole, siis ma hea meelega kõike räägin ja mida ma olen kogenud, mida ma olen õppinud, mida mu kliendid on kogenud, et ma olen hästi avatud nagu rääkima siis ja infot jagama. Aga kui skeptik on selline, et ma pean talle midagi tõestama, ütleme niimoodi, et mul on suht kiire elus ja ma tahaksin ikkagi panustada nendele, kes tunnevad päriselt huvi, kes tahavad seda infot vastu võtta. Et ehk siis eluterve skeptism on minu arust väga mõnus. Mina olen väga skeptiline, mina alati uurin ja puurin ja ma tahan teada, mis seal kella sees on. Isegi kui ma tean, et mõni asi töötab, ma ikkagi tahaks teada, miks ta töötab ja ma otsin väga palju ka Hiina meditsiinis nagu lääne meditsiinis selgitust ja sõnavara, et ma saaksin nagu veel paremini aru sellest ja et tõmmata neid paralleele, et see on sellepärast ja see toimib niimoodi. Avaramalt näha. Jaa, et ta on ikkagi lai pilt ja. Sa mainisid toitumisteraapiat ja toitumist mitme korral täna juba ja käsikäes käib ta Hiina meditsiiniga. Sul on ka eraldi teenus sellel olemas, mida sa pakud inimestele, kus on võimalik siis saada Hiina meditsiini toitumisteraapia pluss siis klassikaline toitumisnõustamine. Miks ta selliselt sõnastatud on? Et on üks nagu see klassikaline ja siis on see Hiina meditsiinipõhine, et mida sa selles teenuses siis kui inimene täna siin kuuleb meid või sind ja nüüd ta mõtleb selle pealt, et okei, toit on väga põnev teema, mul on sellega midagi pahasti või mul tundub, et hästi, aga tahaks lihtsalt teada saada, mis nagu siis Hiina meditsiin ütleb, miks ta siis peaks tulema sinna või mida ta teada saab, kui ta võtab sult selle otsuse, et tuleb sinu juurde?
ütleme niimoodi, et ikkagi toiduga ma puutusin ka juba ammu enne kokku, aga täitsa teistsugust lähenemist ma tundsin ikkagi siis, kui ma Hiina meditsiini hakkasin õppima, et kuidas see toit ikkagi meid mõjutab ja et see, mis on ühele ravim, ei ole teps mitte teisele ravim, vaid pigem ta nagu soodustab neid sümptome. Ja nii nagu ma ütlesin, mind huvitab see ja ma õppisin siis ka toitumisnõustamist ehk siis klassikalist, mis siis tohib, et mis meil haiglate juures on ja kuidas see on. No on nagu on, sellepärast ma miksin. Ehk siis minu jaoks see klassikaline toitumisnõustamine on ikkagi suht selline mikrode, makrode ja kalorite selline järje peal hoidmine. Seal on väga palju, et see toitumise õppimine on väga palju arenenud ja väga palju on temas seda nagu uut infot, mida võib-olla varem ei olnud, et seal ei ole päris niimoodi, et seal on väga huvitavaid asju. Ja et mõista ka täpselt, et kuidas see biokeemiliselt ikkagi toimib ja ütleme niimoodi, et ma miksin neid mingil määral, et ma kasutan ikkagi sõnavara rohkem, sõltub inimesest, kui ta mu Hiina meditsiini klient ka, siis ma kasutan ka Hiina meditsiini sõnavara. Aga kui ta tuleb ikkagi ainult toitumisnõustamisse, siis ma ei kasuta in-toidud ja yang-toidud, siis ma kasutan sõnu süsivesikud ja valgud ja rasvad ja selliseid sõnu. Aluseline, happeline. Jah, seda väga ei kasutata kummaski, nagu seal ei ole nagu see hapestumine on hoopis midagi muud. Ja ka seda inimene saab endale tegelikult juurde lugeda ja broneerida või bookida siis läbi sinu kodulehekülje? Jah, kõike saab teha läbi minu kodulehe või kui teil jäi siit jutust meelde ja ei taha kodulehele minna, siis kirjutada eva@evakuus.ee. Just, aga tuua võib-olla mõni nagu näide lihtsalt, et Hiina meditsiinise vaatenurga alt toitumisel, et inimesel, kes ei ole võib-olla kuulnud enne, saaks nagu aru sellest, kui palju erinev see siis tegelikult on, et kas Hiina meditsiin on taimetoidu või nagu veganluse poole rohkem või nad ei vaata seda asja nii mustvalgelt, et kas sa oled nüüd karnivoori dieedil või vegan dieedil või mida Hiina meditsiin üldse nagu soovitab nagu suures lastus süüa või kuidas ta seda toitu vaatab? No Hiina meditsiin üldse vaatleb kõiki asju läbi tasakaalu, läbi in-yang printsiibi, igas ühes on mingi, et innis on alati yangi alge, nad ei ole kunagi nagu täitsa üks äärmus, alati on ta, ja ta on kogu aeg muutumises, ehk siis tegelikult tasakaal. Ütleme siis, kui ma nüüd ütlen sellesse tavakeelde, siis mitmekesisus. Jah, ja ikkagi kõik. Ei ole äärmusi Hiina meditsiinis. Aga küll vaatab ta iga inimest individuaalselt. See, mis on näiteks on teatud sümptomid, millal toortoit ja igasugune smuutindus on täiesti keelatud. Et see ei ole üldse okei. Siis vaadatakse ka läbi aastaaegade, et mis on aastaaeg, seda toidu osa. Ja kui ta tuleb ikkagi see, et tal on mingi sümptom, siis vaadatakse selle diagnoosi põhiselt siis, et kui on mingi neeruinninõrkus või maksaenergia on seiskunud, siis igal ühel on oma vastavalt siis toidud, söömise rütm, mismoodi neid asju teha, et siis need on ka, et mida ma siis teraapias siis koos käime läbi ja ma annangi inimestele toiduained ja minu jaoks on veel ka oluline see, et inimene ei peaks väga palju oma elu stiilis ja rütmis muutma. Et see oleks lihtne, sest söömine peaks olema lihtne. Söömine on tänapäeval läinud kõige keerulisemaks asjaks, selleks on tehtud teadus. Ma tahaks minna, et inimesed jõuaksid tagasi sinna, et söömine on kõige loomulikum tegevus, kõige lihtsam ja kõige mõnusam tegevus. Jah, eks see mikrobiomi ja soolestiku tervise jälgimine ja arenev nagu teadussektor teeb seda asja nagu oluliselt keerulisemaks ja individuaalsemaks. Seda on mul olnud isiklikult nüüd siis Rene kõrvalt pärast tagasi väga, väga põnev nagu jälgida, kuidas see valdkond ennast on hakanud nagu rohkem ja rohkem inimestele tutvustama.
see on nagu päris palju raputanud. Tundub, et mitte ainult mind, vaid ka päris paljusid teisi inimesi siin maailmas, et kui erinevalt võivad ühed toiduained mõjuda puhtalt tänu sellele, mis on sinu kooslus bakteriaalne siis soolestikus. Et see tõepoolest toit on aetud ühtpidi väga keeruliseks, teistpidi väga peensusteni, mis võib olla jällegi väga tore ja hea, et sa lõpuks saad nagu väga täpselt valida endale midagi sobivat, kui sa suudad seda nagu teha, või kui sul on olemas tugi, kes suudab seda siis infona sulle pakkuda. Sa rääkisid enne EFT-st ja ma tuleks nagu selle juurde ja ma ühendaks selle teema just Hiina meditsiiniga, sellepärast, et siis ütlesid ka, et nad on sinu jaoks omavahel hästi tugevalt seotud ja ma ei lase sul rääkida uuesti EFT-st, mis ta nagu tähendab, aga just see pool, et mis on võib-olla kokkuvõtvalt selline Hiina meditsiin, erinevad praktikad, erinevad kliendi kogemused, tagasiside, enda kogemused ja nüüd ka EFT, kui kokku panna 2 tükki, siis mis on sellised suuremad või suurimad kogemused kliendi edulood nagu olnud sümptomite põhiselt või haiguste tervendamisel või mingitest diagnoosidest vabanemisel? Mida sa märgad siis nende aastate jooksul? Jaa, mõtlengi, et neid on tegelikult erinevaid olnud. Aga ma mõtlen, mis võib-olla tänapäeval on sellised... Vähki on kellelgi terveks tehtud? Ei, ma ei tea. Ma ei oska, mul endal ei ole niimoodi vähihaigustega tegemist olnud. Aga mõnda äkki mingit ajuga seotud haigut, ma ei tea, Parkinson või Alzheimer või... Kilpnäärmega, mis on tänapäeval ka sellise ülekoormuse tulemus. Kas kilpnäärmega on pigem üle või ala? Või tavaliselt on alatalitus, on ikkagi see, mis tekib siis inimestel. Ja see tekib millest? Hiina meditsiini alusel? Mitte Hiina meditsiini alusel ka, vaid ikkagi see pinge ülekoormus, liiga palju asju. Ehk siis läheb see meie, kõik läheb nihkesse. Ja see sõltub, ega siis pinge igal inimesel avaldub ikkagi tema kõige nõrgemas kohas. Selle järgi öeldakse, et see on nagu geneetiline. Meil igal ühel on siis sündides see pakett kaasas, mida me peame rohkem toetama. Et mõni võib olla väga pinges ja tal ei ole mingisugust kilpnäärme teemat, aga teisel on. Ehk siis kasutan ka väga palju nüüd on, vanasti oli metameditsiin, metatervise teemasi, ehk siis seal ongi nagu sümptom ja täitsa lääne meditsiini keeles ära selgitatud, miks see haigus tekkis ja seal on ka ajupildid, millises aju osas ta tekkis ja kuidas see täpselt siis toimib ja sealt on väga hea minna koputamistehnikaga. Ehk siis see oligi üks minu edulugu, et üks 3 lapse ema ja talle öeldi, et see ravim enam et ravim jääb niikuinii peale, aga me peame ka lõikama su kilpnääret juba. Ja siis ta ütles, et ta ikkagi tahab veel proovida, õnneks tal oli väga tore arst, ütles, et jah, võta endal nii palju aega, kui sa tahad. Kas sellega on võimalik aega võtta või ei ole nii kriitiline see kilpnääre probleem? Tal ei olnud nii kriitiline, ta hoidis ka ravimitega seda mingil määral kontrolli all. Ja siis me tegime tegelikult temaga pool aastat tegime tööd. Ilma igasuguse lõikuseta, ilma millegita, ta on täna täitsa tabletivaba, ta kilpnääre on täitsa korras. Ehk siis see on minu üks suur edulugu, väga suur edulugu. Ja muidugi kõik need ärevuse teemad. Et see on, üks ärevuse teema on ka, mulle meeldib see lugu, üks 23-aastane noormees, kes oli teraapias ja tal tekkis akuutne seisund, ehk siis tal tuli paanikahoog. Tal tuli nii tugev paanikahoog, et tal tekkisid värinad, sellised nagu tõmblused ja ta ütles, ta peab välja saama ja nii edasi. Aga kuna meil oli juba usalduslik suhe, siis me hakkasime koputama. Ta värises ja juba peale teist ringi, nüüd me tegime siin kõik juba ringi, et juba teist ringi oli ta rahulikum. Ja siis ta ise ütles, et mul on veel vaja. Ja siis me koputasime neid asju. Ja see noormees on küll niimoodi, et ta helistas mulle 2 aastat hiljem ja ta ütles, et tal on üks kord laua taga istudes tulnud selline tunne, et see paanikahoog tuleb. Ja kui ta mõtles, ainult piisas mõtlemisest sellele, et ta mäletab, kuidas need punktid käivad. Ja ta puudutas seda, ta ütles, et tal keha rahunes nii maha. Ja ta on täna on ta mingisugune
alla 40 juba ja siis ta ütles, et ta elu on nagu, tema jaoks on see nagu põhiline ja ta kasutab seda mujal ka, ta ütles, et igal puhul ennetamiseks näiteks istub kuskil ummikus, siis ta teeb niimoodi seal, isegi kui see ajab mind praegu nii närvi, siis ma ikkagi armastan ja aktsepteerin ennast sügavalt ja täielikult, ehk siis ta teeb nagu seda, nagu ta ütles, ta kasutab, ta ei ole käinud mul koolitusel, aga ta ütles, tal on lihtsalt meeles see, kuna me tegelesime tõesti pool tundi selle akuutse teemaga. Ja sellepärast ma mõtlengi, et kui inimestel oleks see oskus ja kui on see akuutne olukord, siis see tekitab kohe selle, et see amüktala saab rahuneda. Me ei pea olema selles protsessis pool päeva või pool tundi ka tegelikult palju, vaid me saame selle kohe maha rahustada, et tegelikult ma ei seisa karuga vastamisi, tegelikult see oli mingi mõttetu ülemuse meil ainult. Ülemuste meilid ei ole mõttetud alati. jah, aga ja mitte ainult ülemuste meilid, aga mulle tundub, et on hästi palju, mis endalust näen ka, et on hästi palju erinevaid olukordi ja kogemusi, mis võivad tekitada üleliigset ja ülemäärast nagu reageeringut. Tühja koha pealt lihtsalt hakkad krutid ennast sekundiga üles. Et siis see on ka nagu juba selline, mis ma ise tihti kogen seda, et tuleb täitsa nagu mingi võib-olla süütu asi juhtub, aga ma oma peas suudan ta sekundiga mõelda nagu maailma lõpuks. Ja siis tegelema kohe sellega, et ennast maha rahustada. Enne kui me lähme, räägime ATH-st tahaks ja närvisüsteemist, tahan sellest ka rääkida. Ma annaks kingitused ära sulle. Sul on kingitused. Meil on kinke hästi palju. Wow. Meil on hästi palju kinke. Sulle kingitused meeldivad? Muidugi meeldivad. Ma olen kõike seda väärt. Ma hakkan neid kütma sulle nüüd siit järjest juurde. Päriselt? Ja, pärast on paberkoti kaasa veel sulle. See sulle. on nüüd tore üllatus. Et ma ütlengi, et ma alustan sellest, mida kõige rohkem ühe brändi poolt. Meil on bränd Contamo. Contamo.ee maale magneesiumit. On sul see magneesium endal olemas? See magneesium ei ole mul olemas. Vot siis nüüd saad. Et mul on sul 2 testpudelit sellist Riimäeg magneesiumit, kokku siis 240 milliliitrit, mida tegelikult jagub, see on päris suur kogus juba, jagub väga paljuks. Nende kodukalt saab võtta lahti need PDF-id asjad, kuidas seda tarbida. Pudelist mitte otse juua. Liiga kontsentreeritud ja ei ole ja maitse ka otse juues. Ikkagi pipetiga, mul ei ole pipeti ändu sulle, aga pipetiga võtta või tilgutada natukene endale ja siis mingi mahlaga või ma ei tea, smuutiga või veega. Et siin on Riimäeg magneesiumid ja nende poolt, Contamo brändi poolt on veel sulle 5 raamatut ka. Miks nii palju? Sellepärast, et nad on saate sponsorid ja nad tahavad need 5 raamatut info levitamise mõttes inimestele kaasa anda. Obviously, ehk siis ilmselgelt kõik raamatud on üles ehitatud selle peale, et sa neid tooted tarbiksid. See ei ole, ühtepidi see on reklaam, teistpidi seal on väga loogiline selgitus läbi selle raamatu autori, kes on siis ise teadlane, Carolyn Dean. Ta need raamatud kirjutanud. Need raamatud on hetkel 5, mul on sul anda kaasa selline raamat nagu Kuidas kaalium võib päästa su südame ja alandada vererõhku. Ja ta räägib siis ka sellest magneesiumi ja kaaliumi omavahelist seosest. Siis on meil ärevusest vabaks. Selline raamat, mis on ka täielikult siis jälle selle sama, ütleme, mitte ainult selle sama magneesiumi, aga üldse magneesiumi ja ärevuse omavahelist seosest. Siis on meil üldine raamat magneesiumist, mis siin on hästi laialdaselt lahti kirjutatud erinevad sümptomid, haiguslood, mis on siis teadlased avastanud magneesiumit tarbides õigetes kogustes, õigetes mis iganes võtmetes. Siis on meil naise eraldi tervis, kõik, mida peab teama naise tervisest. See oli päris huvitav lugemine. Siin on põhimõtteliselt üles ehitatud see lugu tütarlapse sünni hetkest, kuni naisterahva siis suremiseni. Kõik etapid. Menopausid, sünnitused, väga huvitav, teismeiga nii edasi, hästi huvitav ehitatud. Ja siis on, millest rääkisime, kilpnäärm, talitushäired, kuidas neid seljatada ja kuidas magneesium mängib selles ka oma poolt rolli. Õige kingituse koht on, jah. Just. Kui keegi tahab neid tootendale saada, siis magneesium tootenda võimalik saada Contamo.ee ja podcast. Sõna annab sulle -8% soodustust. Siis on mulle sulle veel kingitus kodumaise brändi poolt Roof Terrace, mis tegeleb siis eeterlikõlidel baseeruvate toodetega, mis on mõeldud kodulõhnastamiseks nii küünlad kui ka siis need kodulõhnastajad, mis on bambus või puidust okstega või tokkidega või kui nimetus on. Täna saad sa küünla. Keegi tahab, siis saab minna roofterrace.eu ja
kui sa kirjutad ostukorvis märkuste lahtrisse Kris Kala, siis saad üllatuskingituse kaasa. Need siin peal on päris kristallid. Sulavad sinna sisse, pärast saad neid kasutada, kui tahad kuidagi. Siis on sulle Million Mindset kirjastuse poolt. Raamat nimega 5 sekundi reegel Mel Robbinsilt ehk muuda oma elus sekunditega. Ise lugenud ei ole seda, aga väga palju kiidavad. Mel Robbins on väga tuntud kõneleja ja motivatsiooni koolitaja. Ja kui keegi tahab saada miljon raamatuid endale, siis million.ee ja sooduskood Kris Kala annab sulle -10% kõikidelt nende raamatute nende e-poes. Ja siis on mul sulle veel üks alles hiljuti liitunud ettevõtte, mis toob maale Nutrino Labi poolt selliseid huvitavaid smoothisid, mis on täiesti puhtad, 0 lisatud suhkurt ja ainult puuviljad. Ja need on muidu Selverites ka müügis, aga kui keegi tahab endale siis Kris 15 ja selline leht nagu Solarin Brands toob maale, aga leht sinu heaks. Seal on võimalik endale siis kastikaupa osta nende erinevaid tooteid. Nad toovad hulgaliselt erinevaid igast mingeid muid kombuchasid ja vegan mingi šokolaadasju, aga smootid on ka ühed neil ja siis saad endale lihtsalt kaste osta odavamalt. Väga maitsvad on. Päriselt. Need on mingi 7-8 erinevad maitsepoisi, tõesti väga maitsvad on. Ja siis viimane. Issand. Dr. Ohira. Jaa, seda ma tean. Dr. Ohira, ehk siis ohira.ee, väga pikalt Eestis tegelikult tegutsenud. Sven on üks minu väga pikaline ajaline äripartner juba sellest ajast, kui me tegime soolepuhastust maale. Ja olen taga suhtlema jäänud ja tema on nüüd siis oma Ohira ja tegelikult ka Black Stuff Eestiga saate toetajad, nii et siin on sulle siis küll see veganitele spetsialiseerunud toode, aga see sobib ka loomulikult kõigile, kes ei ole ka veganid, lihtsalt ta on 5 aastat fermentatsiooni ja 12 ahelaga siis probiootilisi aineid sulle. Seda ma tean, kui see tuli juba siia, siis see on väga tore. Just. Ja kui keegi tahab endale Ohira tooteid saada, siis palun mine külasta ohira.ee, kasuta koodi Kris Kala ja saad -15% soodustus kõikidelt nende toodeltelt. Välja arvatud tõenäoliselt, mis juba on soodustuses, aga seda pead sa siis ise kontrollima ja nägema, kas see läheb arvesse mitte. Vot, need on kingitused sulle. Saad nüüd nautida, lugeda. Küünla panema smuutit juua, raamatut lugeda ja siis pärast probiootikumi peale võtta. Nii.